Tere! Olen Andy Viikmaa Tracktiibist ja jagame Tallinna linnaga ühist visiooni, et Tallinn võiks saada esimeseks linnaks Euroopas, kus võib autonoomsete droonidega teenuseid osutada. Ehk pitsat koju vedada, järelevalveteenust teha ja kontrollida üldse, mis linnaruumis toimub. Tallinna Weisseni raames kaardistasime Tallinna linna õhuruumi ja otsisime parimaid kohta droonituvastussensorite paigutamiseks. Õhuruumi testimisel kasutasime Eesti RF-sensori tootja Rantanoni toodangut, Ameerika radareid ja mis välja tuli, puudu oli hea Remote ID ja Drone ID tuvastussüsteem, mille sensori me lõime ise, mis võimaldab siin droone jälgida 5 kuni isegi lausa 10 kilomeetri kaugus. Droonide kasutamine suureneb igapäevaselt. Mida rohkem droone on õhuruumis, seda suurem on oht, et droonid kas siis põrkavad omavahel kokku, tekivad ohtu üldisele lennuliiklusele või siis põrkavad kokku ja tekitavad ohtlikke olukordi kas siis liikluses või siis rikuvad inimeste vara. Droonituvastuskuppel on väga oluline osa selleks, et tavalennundus ehk lennukid, helikopterid ja droonid saaksid kasutada sama õhuruumi. Tracktiib parendab ka droonipiloodi asukoha määramise tarkvara, mis meil täna on patendiootusel nii Euroopas kui Ameerikas. Aastaks 2030 peab igal Euroopa riigi vähemalt ühes linnas olema toimiv drooniliikluse koordineerimise süsteem. Ja koostöös Tallinna linnaga liigume me sellele eesmärgile kiiresti lähemale.